võib-olla mina ütlen midagi niisugust, mis väärib tähelepanu, aga teatud tõenäosus on, et endal tekib häid mõtteid ja pärast on nii tuline valus meenutada, et näed, oli väga hea mõte oli, aga läks ja kadus. Seetõttu mõtted on kallis vara ja kui mõte tekib, siis mõistlik ta kirja panna, pärast saab vaadata, mis selle mõttega peale hakata. Täiesti võimalik, et selle kõrval hakkavad tekkima uued mõtted. Mõte äratab mõtteid. Ja täna ma tahaksin ka näidata, kuidas mina mõne asja üle mõtlen. Ma ei öelnud seda, et ma hakkan nüüd suuri fullakange siin laiali vilduma. Iga mõte on väärtus üksnes kontekstis. Ühes kontekstis on ühel mõttel üks tähendus, aga samal mõttel mingis teises kontekstis on teine tähendus ja täiesti võimalik on mõte, millel pole üldse tähendust. Ja see on lihtsalt niisugune koorem, mingi propagandistlik loosung, millega pole teha mitte midagi. Peale selle, et saati prügikast. Niisiis kutsun mõttena. Ja kui ma ütlen niisugust lause, et teadmine ei ole väärtus, siis ma kardan küll, et mõni vaatab, et soht ütleks kohe kiiresti, et sa metsaomadega. Ei läinud praegu see hetkel veel. Mõte on sellel, mida ma rääkisin, on mõte küll. Ja mida ma öelda tahtsin? Tahtsin öelda, et väärtuseks on, ma panen nüüd sõrmed natuke naljakalt, ma võiksin joonistada ka, aga see on nii lihtne mudel, et seda polegi mõtet väga joonistada. Teadmise, see sõrm, mis nüüd püsti on, tähendab teadmisi. Pead oskama selle teadmisega midagi teha, pead oskama kasutada seda teadmist. Ja pöial nüüd siia kõrvale aru saama, miks on nii, kuidas see kujunes, kuidas see toimib, millest see sõltub. Teadmise, oskamise, arusaamise ühtsus, see, kus ma nüüd veeretan oma parema käe sõrmi, see on väärtus. Tegelda saame teadmistega, kasvatada teadmisi, vahendada teadmisi, panna hinded ja viisi, kaks istu kohal, ei teab, on väga hästi, ei tea, on väga kehvasti, teadmine, no ja siis Eesti lapsed tegelikult, kui vaadata nüüd naabermaid ega just Ameerikas eriti veel, teavad väga palju. See frontaalne, reproduktiivne õpe, hindamiskeskne pealegi, see meetod võimaldab laste pähe sokutada väga palju teadmisi. Eesti lapsed teavad väga palju võrreldes teistega. Keegi ütleb, et võiksid teada rohkem, hea küll, aga teavad palju. Oskavad üsna vähe, aru ei saa peaaegu mitte midagi. Ja nüüd, kui ma olen seda varem ka mõnikord öelnud, ja siis enamasti saavad kõik vihaseks ja eriti õpetajad, aga et kuidas, mis jutt see on, et ei saa aru. Kui kellelgi on tahtmist, siis me võime seda mõtet avada, tuua 10 näiteid ja veenduda, et asi on tõesti nii. See on tinlik lugu. Ma ütlen sellele veel teistmoodi ka, see on häbiväärne. See on Eesti kidumiseks peamise põhjuseid väga vilets haridus. See, mida on üle maailma käidud seletamas, PISA testi tulemuste põhjal Eesti kohta, et maailma on kõige paremad. No mingi Hiinas mõned kohad ja Hong Kong ja Singapur võib-olla veel võrreldavad on Eestiga. Soome enam ei ole, aga Eesti on ikka palju parem. Maailm on peaaegu kõige parem. See peab kõik jutusse. 15-aastaste laste mõningate teadmiste oskuste põhjal ei saa mitte midagi öelda nende hariduse kohta.
ei saa öelda mitte midagi Eesti haridussüsteemi kohta, ja nii edasi. Ühesõnaga, see on pehmelt öeldes kehvasti. Aga see pole praegu meie asi, me ei keskendu mingisuguste ametnike propagandistlikele programmidele, see ei ole praegu meie teemaks. Me oleme nüüd positiivses plaanis oma mõtetega edasi. Võtame keskmesse lapsed ja vaatame, kuidas, millistel eeldustel ja kuidas vaadata seda, kuidas lapsed kasvavad haritud inimesteks. Millest see sõltub, mida peaksime siis teadma, mida peaksime arvestama, kuidas peaksime tegutsema, selleks, et igati kaasa aidata laste kujunemisele haritud inimeseks. Ja nüüd tekib üks väga põhimõtteline küsimus. Kas haridus ongi nüüd see, siis mida neid oleks vaja? Väidan ei ole. Palju sajandeid on mõeldud niimoodi, et kes ongi haridus ja ma ütlen natuke ette rutates, aga pärast me tuleme selle mõtte juurde tagasi korduvalt. Väidan, et hariduse asemel oleks vaja võtta kasutusele üks uus sõna. Ja see uus sõna, mida ma väga soovitan kasutusele võtta, on valmidus. Valmidus. Haridus on valmiduse üks komponent, üks osa valmidusest. Vaja on haridus ja paneme sinna nüüd tugeva tõhhi ka, eks ole, haritud olek. Vene keeles on see haridus on obrazovani, eks ole. Aga obrazovanust, haritud olek, educated. See vahe on selge sees. Eesti keeles niimoodi saab küll ka, aga konteksti järgi väga suurt erinevust ei ole ja inimesed saavad väga hästi aru, kus on see kujunemine ja kus on valmis juba. Aga see on haritud. Mis see tähendab? Mis iseloomustab haritud inimest ja haritud ühiskonda? Aga harituse kõrval seda hakkame vaatama. Aga nüüd harituse kõrval on vaja olla ka informeeritud. Haritus ja informeeritus. Ja siis tuleb kolmas mõiste ja see on kogetus. Ma joonistan selle mõtte nüüd korraks siia teistmoodi ka. Ja see on nüüd haritus, informeeritus ja kogemus. Väärtuseks on ühisala. See, mis see keskel tekib. Kui ühte nendest kolmest ei ole, väidan, pole ühelgi neist kolmest väga suurt tähtsust. Inimene on, kui öelda hädavares, siis oleks natuke halvasti öeldud, aga ega ta midagi erilist ka ei ole. Väärtuseks on see ühisala, haritus, informeeritus ja kogemusühtus. Nii nagu teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtus. Jällegi see sama koht. Tead, oskab ja saab aru, siin on. Nüüd ma ütlen 3 niisugust sõna, mis alguses võivad natuke ehmatada, aga ärge ehmatage. Igaks juhuks peavad need 3 sõna olema, teadme ja kui kellegi mahti on, vaadake. Praegu on ju arvutused võimalus. Nüüd on see tehisintellekt, on erakordselt tark. Minu arvates on suur õnn ikka küll. Sellist tööriista pole inimkonnal varem olnud. Ehkki paljud arvavad, et see võib kõik ära teha. Ei, ta ei tee, ta on tööriist. Inimene teeb tööriista abil, mitte. Ja muidugi on
igasuguseid, on neid ka, kes tahaksid petta ja valetada, on harjunud valetama, siis tahaks valetada kogu aeg ja igal pool. Aga noh, see on juba kasvatuse ja kultuuri küsimus. Jätame selle praegu kõrvale. Niisiis, need 3 sõna, mis pean vajalikuks, on siis esimene oleks ontoloogia. See on filosoofia aru, ontoloogia. Kes märkmeid teeb, pange see omale kirja. Ja ma igaks juhuks juhin tähelepanu, et tänast kohtumist salvestatakse ka. Kellel tundub, et mõni mõte libises kõrvast mööda või tahaks uuesti korraks süveneda ja pärast vaadata ja seda salvestust on kõigil võimalik vaadata ja siis täpsustada, laiendada, süvendada, avardada, siduda igast asjadega ja teha mõttetööd edasi. Aga ontoloogia. Lühidalt öeldes on ontoloogiline aspekt või seisneb ontoloogiline aspekt selles, et vastata küsimusele, mis see on. Mis see on, mida me nimetame hariduseks, mis see on, mida me nimetame teadmiseks, oskamiseks, arusaamiseks. Mis see on? Teine sõna, gnosioloogia või epistemoloogia, sünonüümid. Gnosioloogia vastab küsimusele nüüd, kuidas selle kohta, millega me tegeleme, saada teadmine, mitte leppida armuse, uskumuse, unistuse või ma ei tea, mingisuguse asjaga, kujutlusega, vaid teadmine, kuidas saada teadmine. Ja nii pisikese kõrvalpõikena ma ütlen niisugust asja nüüd, et kui keegi midagi jämeda häälega väidab ja siis võib alati küsida, et Marta, sa ütlesid nüüd nii, ütle palun, kas sa tead seda? Sa arvad nii või see on sinu uskumus. See on sinu uskumus, noh, see on minu isiklik. Kui see on sinu arvamus, siis lisa argumendid, miks sa nii arvad. Kui see on teadmine, siis ütle palun, kus sina selle teadmise said. Kas sa oled seda näinud oma silmaga? Kas on mingi statistika, mingi uuring selle kohta, mis tuvastas fakti? Kuidas sina seda tead? Ja kui te hakkate nüüd natuke süvenema, siis te värkate, arvan, ilma igasuguse erilise pingutuseta, kõik kohad on täis arvamusi, igaüks muudkui arvab ja siis väidab, et see, mis tema arvab, ongi õige ja piinlik lugu. Ühiskonnateadust Eestis praegu peaaegu ei ole. Küsitlus ei ole uuring. Küsitlusega saab arvamusi küsida. Ja kas üks arvamus või 1000 arvamust, ükskõik ikka on arvamusi. Ega arvamus ei muutu teadmiseks. Arvamused iseloomustavad vastajaid. Mitte seda, mille kohta küsiti. Ma ka tähtsust teile. Ma ei tea, kas need küsitlusi korraldavad sellest lihtsast asjast ei ole suutnud aru saama või saavad aru küll, aga vaatavad, et noh, teised teevad ka ja me võiksime ka teha. Väidame, et see on uuringud ja kui selle eest makstakse, asi siis teeme edasi. Nii, ja nüüd 3. sõna ja see on aksioloogia. Aksioloogia on siis õpetus väärtustest, väärtussüsteemidest. Ja nüüd 3 niisugust olulist asja. Te olete kindlasti kõik kuulnud, et väärtuspõhine ja väärtused ja euroopalikud väärtused, igast väärtused. Väärtuste jutt on kõik kohad täis. Pagem tähele, et väärtustest on mõtet rääkida koos normidega. Toimivad mitte väärtused, vaid väärtuste ja normide ühtsus. Väärtused, normid ja nüüd üliväärtused ja ülinormid. Üliväärtused on müüdid. Sellised Eesti kultuuris on sellised müüdid nagu näiteks ema, nagu loodus, au, väärikus. Need on Eesti kultuuris müüdid, üliväärtused. See tähendab,
normaalne inimene ei hakka vaidlema selle üle, kas on see tähtis ja kas seda peab hoidma. See on müüt. Kõik lõpuks selle üle ei vaielda üldse. Kultuuris fikseerunud üliväärtus. Ja tabud on ülinormid. Tabud on sellised normid, mille üle ei vaielda. 10 käsust 9 on tabud. Inimesed peavad need tabusid. Sa ei ja punkt. Ei vaidle selle üle. Niisiis väärtused ja normid, müüdid ja tabud. Ja võib tekkida kujutlus, et sellega saaks piirduda. Väidan, otsime veel. Arvan, et me peaksime süvenema sellesse, mis oli juba üle 300 aasta enne meie ajaarvamust, enne Kristust. Ja need olid vanas Kreekas juba süsteemiks mõeldud voorused. Väidan, et kasvatussüsteem oleks vaja meil üle viia vooruste põhiseks. Väärtustest on huvitav rääkida. Noortel on nii, vanadel naa, linnas nii, maal naa ja niimoodi väärtustest. Passiantsi ladud on päris huvitav. Aga südames kantakse voorusi, mitte väärtus. Väärtustest räägitakse. Need 3 sõna oleks vaja sügavamalt läbi mõelda, enda jaoks just selgeks mõelda, omavahel läbi arutada, kodus pidada plaani ja vaadata, missugused väärtused siis meil on enam-vähem selged ja missugused normid meil on enam-vähem selged. Just nimelt missugused, mitte üldse, vaid missugused. Mõni aasta tagasi ma juhtusin rääkima, ma arvan, et 5. klassi või võib-olla 6. klassi tüdrukutega. Ja ma spetsiaalselt, ma käisin, vaatasin, püüdsin selgitada, et kas ikkagi koolides sõna voorused on tuttav sõna või ei ole, kas teda käsitletakse või ei käsitleta. Ja küsisin tüdrukute käest, et mis see sõna tähendab ja kas nad toovad mõne näite ja tüdrukud vaatavad niimoodi maha ja kuidagi keegi ei räägi midagi. Ja siis üks tüdruk ütleb, et mina küll tean, mis see siis on. Voorus, see on tüdruk, kes ei anna ennast kohe kätte. Ja rohkem ei tea midagi. Arvan, et selles punktis on meil, Eesti kultuuris on nüüd mingisugune auk on tekkinud, mis oleks vaja läbi mõelda. Miks see tekkis ja kuidas me sellest august teha? Kuidas see täita ja ma ei tahaks öelda, et see on lausa kuristik, aga kauka. Ja seejuures me ei taha mõtet viia euroopalike väärtuste juurde, mis asjad need on, siis me läheme omadega üsna kiiresti, kas rappa või tülli. Aga nüüd lähme arengu ja arenguga seoses hariduse etappide juurde. Selleks, et midagi näha, võtame nüüd asja natuke üldiselt tahti. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Küsimus, kuidas näha iseennast? Ja kui me algul istusime, siis ma kutsusin esimesse ritta istuma. See ootlik koht sinna hakati küsima pärast poole. Ma peaksin nüüd küsima, et kuidas sa näed? Täpselt öeldes, kuidas sa vaatad, et näha ennast? Muidugi ma olen seda varem ka küsinud ja üsna sageli üliõpilast näiteks, või kus istus, ma küsin üliõpilastega,
vaatad mulle otsa, umbes niimoodi, mis jutt see on, piilita siin peeglist vaatan. Peeglist päästab kuule, ennast, kus sa veel näed. Noh, inimesed on gümnaasiumi selle taga juba ja ühegi üks juttu. Mina kui indiviid, kui te nüüd hakkate kodus mõtlema, korraks veel sügavamalt järele, me täna ju siin väga sügavale ühegi küsimusega minna ei saa. Siis me saab ülehomme juba kätte, enne kui me poole peale jõuame. Aga niisiis mina kui indiviid, vaadake, mina enda kui indiviidi tunnused, poiss ja tüdruk ja jälle nii vana ja nii raske ja nii pikk ja ka passinumber ja isikukood ja need on kõik indiviidi tunnused. Aga nüüd edasi, mina kui individuaalsus. Eriline niisugune individuaalsus. Edasi, mina kui isiksus. Ja see on nüüd kõige keerulisem objekt siin ilmas. Ma arvan, et võrrelda saaks seda maailma ruumiga veel võib-olla, aga ta on põhimõtteliselt hoomamatu. Seetõttu, iialgi ei saa öelda, et on ammendavalt käsitletud. Mina kui isiksus. Võtke oma isiksuslikud karakteristikud pange, vaadake, mis peaks olema ja mis juba on, mis on juba päris pole viga, milliste joontega võiks rahul olla, mis on kehva võitu veel ja millega ma peaksin natuke vaeva nägema ja see on eneseanalüüsi üks tähtis koht. 4. Mina kui subjekt, kui aktiivne alge igasugustes protsessides, kodus ja võõrsil ja tööl ja sõprade ringis ja igal pool. Mina kui subjekt. Nüüd vaadake, missugused protsessid on siis teie hoolde usaldatud. Igaühel on, midagi on tähelepanu all. Midagi on hoolde antud, millegi eest tuleb vastutada. Kelle eest tuleb vastutada missugustes protsessides. Ja juhtida saab üksnes protsessi. Midagi muud juhtida ei saa. Kas autot saab juhtida? Ei saa. Kui auto paigal, siis pole mingit juhti vaja. Juhtida vaja alles siis, ainult siis, kui sõidame. Liikumist. Protsessi saab juhtida, mitte midagi muud ei saa. Kooli saab juhtida. Ei saa. Mingeid protsesse koolis saab. Kool on see, et kooli näha. Siin mingi hulga mudeleid liikuma seal, üks on seal ka kool, üks mudel. Mis see on, mida me nimetame kooliks? Ütleme praegu siin kool kui lapse, aga ühtlasi ka õpetajate kasvukeskkond, arenguruum, kultuurikeskus. Aga ta on ka hoone, ta on asutus, riigi või eraõiguslikul alusel tegutsev asutus ja inimeste ametikoht. Ja nõnda edasi. Aga selleks, et midagi näha, niisiis tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Mina kui ühiskonna liige, mina kui kultuuri esindaja, mina kui perekonna pea. Leidke küllalt palju. Ja kus on küllalt, keegi ei tea, igaüks peab ise leidma. Millal on küllalt palju vaatepunkte, et näha ennast. Aga kuidas peaks vaatama nüüd oma mõmsikuid, kuidas näha last, kes ta on? Ja selle koha peal ma olen kohustatud ütlema ka üks asja, et julge öelda, et enamik, aga ka väga palju arusaamatusi, konflikte on tingitud sellest, et inimesed ei tunne ise ennast. Ja ma arvan, et enne kui me hakkame tegelema teistega, peaksime vaatama ennast. Ja ka lastega ja igasugused arusaamatused, sealhulgas konfliktid on tingitud sellest, et vanemad on iseendaga hädas ja siis käituvad laste suhtes natuke
kohatult ja siis tekivad arusaamatused, konfliktid hakkavad nõudma seda, mida te ise ka ei oska ja tahaks ennast maksma panna ja ennast tähtsaks pidada ja siis tekivad arusaamatused, need on paratamatud ja jätame selle koha peal jutu nüüd kiiresti katki, muidu läheb lappama. Lõpetame selle mõtte ainult sellega, et vaja oleks olla iseenda suhtes nüüd küllalt kriitiline. Ja mitte selles mõttes, et hakata nüüd tõrvama ja nii edasi mustama. Ei, mitte seda, et kriitiline selles mõttes, et ennast on vaja õppida tundma ja mitte arvata, et ma tunnen küll. Tõhkagi, paneks sügavamalt. Neid, kes võiksid siin niimoodi rinna peal taguda, et mul on asi selge. Ei, see tunneb ise ennast laitmatult. Mul ei ole olnud õnne näha. Aga mine see tea. Nii, aga kui me tahaksime, et lapsed selguksid arukad, töökad, targad, tähelepanelikud, ausad, õiglased, siis pange tähele, esikohal on ju kasvatus. Primaarne on kasvatus. Õpe on sekundaarne. Kahjuks on juhtunud nii, et need, kellel on enda arvates õigus ja teistele ettekirjutusi teha haridussüsteemis, need on risti vastupidisel seisukohal. Mina ütlen niimoodi, et see on minu arusaam. Teie mõtel nii, nagu teie õigeks peate ja ma olen öelnud, kuidas mina mõtlen. Mina ütlen nii, et primaarne on kasvatus ja väärtuseks on, ja ma ütlen veel korra, on siis õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Õppe, kasvatus ja kogemus. Mis on meil tähelepanu all? Õpe on oma, ma ütlen, 75%. Kasvatus on, 15%. Paljud vaidlevad ka selle üle, et kas üldse koolil on õigus kasvatada ja mina naeran selle üle. Õpe on mõttetu ilma kasvatuse ja kogemuseta, nii nagu ka kasvatus on mõttetu ilma õppe ja kogemuseta ja kogemus ilma õppe ja kasvatuseta. Nad kõik kolm on üksteise eelduseks. Üksteise eelduseks. Ja see mõte, mis neid seob, on siis ühtsus. Ühtsuse kategooria on asendamatu. Kui ühtsuse kategooriast aru üldse ei saa, siis sellest, mis siin toimub ja miks ja kuidas ja tegelikult ei õnnestu üldse aru saada, mis ongi paljudel puhkudel juhtunud. Nüüd edasi. Järgmine tähtis asi. Täpsustame protsessi mõiste. Mis see on? Ontoloogiline pool. Ma ütlen oma määratluse. Protsess on. Ma ütlen esialgu siis nii, nagu on ka kirjutatud igasugustes õpikutes. Ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate etappide järjepidev jada. Vale. Kus viga on? Kui te olete 90 üle sellega, te siis näete. Üht-teist õnnestub selgemaks saada ikka elu jooksul. Etappide ja üleminekute järjepidev jada. Mitte etappide ja üleminekute järjepidev jada. Inimese elus esimene suur üleminek on sündimine siia ilma. Esimene elu etapp on 9 kuud emas. Ja siis on esimene suur üleminek, sündimine, elama väljaspool ema.
Ja noh, keegi ütleks, et järgmine üleminek on see, kus inimene ühtäkki omandab võime kõmpida kahe käpa peale. Ja maailm muutub täielikult. Aga kas see on nüüd teine suur üleminek? Noh, igaüks mõtleb ise edasi, mina ütleksin siiski niimoodi, et teine suur üleminek on 3. eluaasta lõpus, 4. alguses kuskil. Tüdrukutel sageli varem, natuke poistel. Sel ajal. Ja see on see negatiivismi periood, kus teed sa kena lapsi, igati tore, tark ja sõbralik ja igati aus ja õiglane ja paha ja tiigene laps muutub ühtäkki igas põrtsaks. Ütle talle midagi, näiteks, et aeg oleks magama minema, nüüd peaks magama minema. Ta ütleb sulle enneolematu jämedalt, et saab varem minna ise magama. Ja ütled, et hakkab sööma, ei hakka. Ja noh, ole siis terve päeva näljas, siis pealegi ei ole näljas, ja söön just, eks ole, ja igal juhul läheb vastu. Ja paljud satuvad närevusse ja muutuvad, vaatavad, et lapsele mitte midagi muud üle ei jää, tuleb ikka nähtavasti naha peale anda. Ja see on inimese arengu üks etapp ja jõudis kätte nüüd, mis etapp, praegu siis valesti vabandust. See on üleminek, teine suur üleminek, see on inimese arengu üks osa. Noh, 3. suur üleminek on, keegi ütleb niimoodi, et on see koht, kus laps hakkab käima koolis, käib iseseisvalt juba on pool päeva on nii, et pole seal kedagi. Muidugi on see lasteaeda minek sageli raske koht, kus inimene järsku peab olema ilma emalt, keda pole vanaema ka, aga ühtegi, kes kelle seliku tahab põgeneda, kui häda käes ja üldse pole kuskile pääsu. Ja see on keeruline asi, päris hirmus niimoodi elada, kui kaitset ei olegi. Aga noh, nii. Aga varsti tuleb puberteediga ja ma ei usu, et keegi on väga täiesti unustanud, mis temaga siis juhtus ja mis vaesed vanemad pidid tema pärast kannatama. Mäletate, kui olite puberteedi eas tüdrukud? Ma ei taha tüdrukutest räägida, poisid hakkavad suitsetama ja räägivad rumalaid sõnu ja sülitavad. Vaatad, kus see oleks midagi. Viina juua, kanged mehed. Asi on selles, eks ole, et laps enam ei ole, aga täiskasvanu veel ei ole. Ja kahe vahel on väga labiilne olek. Just üleminekut ajal juhtub igas asju. Üleminekud on palju ohtlikumad kui etapid. Valmistada tuleb mitte ainult järgmiseks etapiks, vaid eeskätt järgmiseks üleminekuks. Ja edasi järg, kui vaadata nüüd elu, eks ole, siis suur üleminek on ju abiellumine, eks ole, kus olid allaline, nüüd siis peale ei ole. Ja see on täiesti teine mõtlemisviis. Millal see inimesel vähe ükskord jõuab, see tähendab see üleminek, mõnele vähe palju tahad ikka jõuab. Teine saab aru juba ilma pingutamiseta. Aga igaks juhuks on igaks pulmakombed ja järsku pulmalauas kukuvad karjuma, et viin on kibe ja viinal pole midagi jääda. Aga nüüd igased sugulased ja tuttavad aitavad noorparil kuidagi see üleminek selgiks saada. Et musi, mida varem pidid niimoodi väga varjama, nüüd tuleb järsku kõigi ees. Ja kuidas moodi see ilusti teadvustada, mis see tähendab, see üleminek. Kultuuris on terve hulk igasuguseid nippe välja mõeldud, et see väga tugevasti pealuu sisse taguda, aga enamasti ei õnnestu ikkagi. Aga no nii, üleminekud tulevad veel. Ja kellel nüüd mahti on, proovige teha oma elukaar.
ja vaadata, missugused etapid ja üleminekud on juba selle taga, mis siis juhtus, mis oleks võinud juhtuda. Aga õnneks ei juhtunud. Või mis oleks pidanud juhtuma, aga näed, ei juhtunud. Ja analüüsige natuke minevikku, seejärel olevikku, lootuses jagada välja, mis ootab, millised etapid ja üleminekud seisavad ees, kuidas nendeks valmistuda. Meenutan, et me mõtleme selle üle, kuidas kujuneb valmidus. Haridus on valmiduse osa meie käsitluses. Haridusministeeriumis seda ei ole, põhiseaduses seda mõistet ei ole, üheski programmis ja õppekavas ka ei ole, aga vaja on. Ma joonistasin siia nüüd veel ühe niisuguse samalaadse mudeli, aga pole mõtet, igaüks võib ise selle sinna panna. Ja siin on nüüd huvi. Esimene oleks huvi. Kui inimesel ei ole huvi, ei tegele. Võib-olla tegeleb, aga siis juba sunduse kaudu. Võimalik on sundida, aga võimalik on tekitada sisemine sundus ehk huvi. Sättida nii tahaks. Ja see on nüüd, arvan, pedagoogilises kontekstis üks võtmeküsimus. Kuidas hoida, tekitada, avardada, süvendada huvi. Huvi on igasuguse produktiivse tegutsemise üks eeldus. Huvist räägitakse, need jutud, et huviharidus on, see on nonsense. Huviharidus, see on kirksõnaks. Siis on mõtlemisharidus ja tähelepanu ja hastinguharidus ja mis jutt see on. Huvi on haritud inimeseks kujunemise üks eeldus, aga mitte haridus ei saa ei ole. Aga edasi, huvi kõrval peab olema tahe, mitte väga vähem tähtis. Kui ei ole tahtejõudu, jääb kõik pooleli. Kõik sul kehvasti, kõik tuleb kuidagi üle nurga, vasak jalaga, nii siia sinna, eks ole, ja tõsiselt ei võta. Kui ei ole tahtejõudu, ei jõua kuhugi, kestab vaielda. Ei taha keegi, mina ka ei vaidleks, aga uks on lahti. Aga nüüd on veel kolmas eeldus ja see on usk. Peab uskuma, et see on üldse vajalik, see on üks mõistlik, see on hea. Ja mina saan hakkama, mina jõuan, mina teen ära, on vajalik ja ütleme õiget asja, peab uskuma. Huvi, tahte ja usu ühtsus on väärtus. Ja kuidas kujundada huvi, seda huvijuttu on kõik kohad täis. Ehkki siin on vigu üks jagu, aga see ei saa öelda, et sellest ei räägita, räägitse ikka küll. Valesti sageli, aga siiski. Nüüd tahtest on juttu palju vähem, aga ka ei saa öelda, et üldse ei räägi. Ja mõisakool on üks nendest vähestest koolidest Eestis, kus õpetajad ja kogu see pedagoogiline personal sageli teadvustatult, paljudel puhkudel alateaduslikult jagab välja, et usk ei ole vähem tähtis kui huvi ja tahe. Huvi, tahte ja usu ühtsus on tõesti väärtus. Need kõik kolm vajavad hoidmist, kujundamist. Nende ühtsus viib edasi, mitte üks, teine või kolmas. Ükski nendest kolmest ei ole midagi, kui mõni nendest kolmest puudub. Nüüd järgmine asi, mida ma tahaksin paluda tähelepanu, et kõik kasvavad, kujunevad keskkonnas.
Need on keskkonnad. Venelastel sreda ja ingliskeelse environmenti. Nad ju konteksti järgi pole raske aru saada, et kõnel on looduskeskkond. Prirodne sreda. Looduskeskkond. Muidugi, aga looduskeskkond on või selle materiaalse keskkonna üks osa. Rõhutan, et kui see on keskkond, siis meie jagame keskkonna kolmeks. See on siis see materiaalne, ma teen siia suure M-tähe, materiaalne keskkond või aineline keskkond. Ja see omakorda jaguneb siis looduskeskkond, tehiskeskkond ja füüsiline keskkond. Elus inimesed, grupid, igasugused füüsilised üksused. Mittemateriaalne, ma teen siia 2 M-i, mittemateriaalne keskkond. Vaimne, psüühiline, sotsiaalne. Ja nüüd ma teen siia sellele üks punase rõnga ümber ja ütlen inetuse. Peaaegu ei tunta üldse. Väga kehvasti. Muidugi need, kes peaksid oma ametikoha järgi vastutama kõige selle eest, need hakkavad kohe hirmsat täht tegema, et on tõesti nii. Ja ja siis panen siia selle 3. ka ja see on virtuaalne tähendust omavate märkide ja sümbolite kaudu kujunev keskkond. Ja selle me võiksime liigendada kandjate kaudu, on siis mingid materiaalsed kandjad, on trükitud, ma ei tea, paberil, kivil, nahkadel või pergamendil ükskõik. Edasi suuline, verbaalne tähendust omavad märkid ja sümbolite süsteemid, meie jutt siin praegu kas või näiteks. Ja keskkonna osa, igasugused suulised vormid. Ja kolmandaks siia see, mis on nüüd meie silmade all tohutult muutunud. Ükski keskkonna osa ei ole nii kohutavalt muutunud kui see, mis nüüd siin kolmandaks tuleb, ja see on virtuaalne, elektrooniline keskkond. Virtuaalne siis materjal, ainelistel kandjatel, suuline ja elektrooniline. Kui mina olin veel väike poiss ja Saaremaal pärast sõda me elasime pillupaigel. Lamp oli, aga lambiklaasi ei olnud. Lambiklaasid need sõjavad kõik katki läinud. Ja petrooli ka ei olnud. Siis avastati, et kui bensiini sees nii palju soola segada, et küllastumine tekib ja siis saab bensiini ka kasutada lambiõlil. Mingi tätinas kutsuti neid mingi suuremat sorti padruni, see pandi mingi kalt sisse, kui alati ta õli, ükskõik siis mis ta oli, siis ise tehtud või kuskilt õnnestus kellelgi saada midagi. Sisse sinna siis mingi viie sinna vahele, saadi see padrunikiltsi ots laiaks ja tuli otsa ja käärdega lõigati parajaks ja siis siuke tuli oli. Pirrud, praegu paljud lapsed pole kuulnud seda sõna, et see ei tea, mis asjad need on. 4-5 sentimeetri laiused, 3-4 millimeetrit paksud, männi laastud pikad, 1,5 meetrit ja pandi ühte otsa pidi sooja müüri prakku,
telliskivide vahele, siis ta oli väikse nurga all ja põles oma, mõnikord üles pool tundi, nii kaua tavaliselt ei põle, veerand tundi ka. Kui mingi aja põles ja kui üks hakkas läbi saama, siis selle pealt võeti tuli jälle teise peale ja tikku ei tohtud raisata, tikku oli üldse kui defitsiit. Nii paljudel puhkudel käidi lihtsalt mingisuguse pangiga kuskilt teisest majast tuld toomas, seal olid hoitud tukid tuha all või sööd, et said jälle tule üles võtta, ega see tohtu natuke. Nuriseb, et internetti natuke aeglane. Maailm muutub ja praegu on üsna keeruline ära arvata, milliseks muutub maailm seal 10, 15, 20, 30 aasta pärast. Mis on sellest siis veel järel, mis praegu on, millised on sel juhul inimsuhted ja kindlusetunne. Ja nüüd ma ütlen selle juures nüüd siis ühe enda arvates väga tähtsa mõtte. Haridus on väärtuslik sedavõrd, kuivõrd ta kujundab järjepidevuse mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ta põhimõtteliselt peab olema orienteeritud tulevikku. Lapsed, kes praegu koolis käivad, hakkavad iseseisvalt tegutsema ju mitte homme, vaid mingi hulga aastate pärast. Aga järelikult nad peavad oskama oma peaga mõtelda. Teadmisest ei piisa. Pealegi on teadmistest suur osa juba ammu vananenud kõlbmatuks. Ja küsimus sellest, missuguseid teadmisi oleks vaja tulevikus. Väga raske vastata. Ma loodan, et ma ei eksi väga palju, aga siiski arvan, et juba 10 aasta pärast 30% vähemalt nendest rakendusaladest, mis praegu on, mis inimesed rakenduvad praegu, 30%, 1/3 ei ole enam. Mingi mälestus oli, et vaata oli kunagi värkina, uskumatu. Ma mäletan väga hästi praegu, kuidas 80ndate lõpus ja 90ndate alguses oli Eestis, ma arvan, et see on, kui ma ütlen, et 10 000, siis ma ei ole kunagi arvutanud, aga ühesõnaga väga palju masinkirjutajaid oli. Igal pool oli masinkirjutajad. Keegi kirjutas käega ja siis anti masinkirjutajad. Ajalehetuletustes kõiki masinkirjutajad olid. Praegu mõned mäletavad, et oli. Enamast ei mäletada ka, et oli juba asi. Kirjusmasinadki pole muuseumis leiab. Kui ma enne naljaga pooleks küsisin, et mida saab juhtida, siis ega Toompeal vastus ei tule palju parem kui siin ruumis. On samasugune. Igas asju kõik juhid riiki. Ei saa. Saab mõningaid protsesse riigis. Aga elu kulgeb põhiliselt iseregulatsiooni korras. Iseregulatsioon. Hea tase juhtimise kohta näiteks on sel juhul, kui ei pea üldse juhtima. Kui korraldad nii, et asjad kulgevad iseregulatiivselt. Pole vaja juhtida, siin on asi. Inimesed teavad, mida oleks vaja saavutada, teavad põhimõtted, mille kohaselt tegutseda, kujutavad ette, millest sõltub põhiprotsess, mis on üldse põhiprotsess ja missugused peavad siis olema abiprotsessid, täiendprotsessid, kõrvalprotsessid, sundprotsessid, selleks, et põhiprotsess saaks kenasti kulgeda. Ja missugune protsess on siis põhiprotsess koolis näiteks? Olen seda varem ka küsinud ja iga kord, kui ma olen küsinud,
vaadatakse natukene naljaka, et mis küsimus see on. Õppekasvatusprotsess on loomulikult, eks ole, mõned siis ütlevad, kooli juhataja ütleb jälle, et see on riikliku õppekava täitmine on põhiprotsess. Selge. Ei ole. Kool ei ole rajatud, kool kui niisugune ei ole rajatud selleks, et keegi saaks seal kasvatustööd teha. Põhiprotsessiks. Ja see on minu arusaam, vaadake, kas see klapib teiega arusaamaga. Põhiprotsessiks on lapse areng. Lapse areng kodanikuks, isiksuseks, kordamatuks, ainulaadseks, loomevõimeliseks, ausaks, õiglaseks, töökaks, vapraks. Kõik need voorused, millest me möödaminnes rääkisime. Põhiprotsess ongi see, kus kujuneb inimene kui kodanik. Ja nüüd kõik, mis on vajalik selleks, et see põhiprotsess saaks kenasti kulgeda, abiprotsessid, täiendprotsessid, kõrvalprotsessid, kõik on teretulnud nii kodus kui koolis kui ka mujal. Ja nüüd tuleb üks üpris delikaatne küsimus. Millist osa haridussüsteemis etendab kool? Ja ma olen selle üle muidugi natuke mõelnud ka ja ma väidan, et circa 10%. Heal juhul 10%, enamasti vähem. Ega siis mingi kindlalt ei ole kõigil ühte moodi ja niisugust asja ei ole. Kord nii, kord naa, kõigub muidugi. Aga sinna poole, eks ole. Ja kõik need asutused, mis on riigieelarvelised või eraõiguslikul alusel, pole tähtsust, mis on nüüd koolid. Nende osa haridussüsteemis on süsteemi kujundav, aga kaal selles tervikus väga suur ei ole. Igatahes mitte suurem kui perekond. Ja ma ütlen üldistuse ka, et haridusotstarve on ühiskonna kõikidel institutsioonidel. Kõigepealt perekonna. Ja 3. eluaasta lõpuks inimesel on emakeel suus juba. Emakeel. Kõige tähtsam komponent kogu selles haridussüsteemis. Emakeel. 3. eluaasta lõpuks käes. Räägib. Teevad nalja ja valetavad juba. Aga edasi, teised teadmised. Ja peaksid tulema ju oskused ja arusaamine. Aga see ongi nüüd, kuidas need teised siis kujunevad. Mitte tänu koolile, vaid hoolimata koolist. Ja mingi osa on kõigil kultuuriasutustel, mingi osa on kirikul, mingi osa on kaitseväel, spordil, turismil. Kõikidel asutustel, ettevõtetel, kus inimesed rakenduvad, kus on vaja vallata eriala, aga eriala, spetsiaalnost, eriala ei tegutseb isiksus. Aga lisaks erialasele ettevalmistusele peab olema, ja ma tõstan jällegi sõrme, see on siis erialane ettevalmistus, peab olema kutsealane. Kuidas kutse vene keeles on? Profession. Inglise keeles. Vocation. Kutsealane ja ametialane. Me oleme, kõik on mingisugusel ametikohal. Ametikohal on õigus otsustada ja õigusega otsustada kaasneb kohustus vastutada. Nii kui see seos kaduma läheb, tükitama. Ja seetõttu, et seesama seos on kaduma läinud Eestis. See on meie üks kirtuväärtest, kes tahab vaielda. Ei näe. Aga see on üks asi, millega alal oleks vaja kindlasti edasi mõtelda.
Mis mõte sellel kõigel on, kui ei teki võimekust kodanikuna tegutseda? Ühest koolist teise, ükskõik missuguse ütleb, lasteaias päris hea, lasteaiad on, lapsed sobivad esimesse klassi, saavad kuidagi seal hakkama. Põhikooli lõpetaja, peab sobima edasi õppima gümnaasiumis, kui gümnaasium ei saa, siis piinlik küll, aga siis peab kuskile kutsekooli minema. Aga kui edasi üldse õppima ei lähe, siis on tohutu pahandus. Või andke andeks, ma unustasin välja lühitamata. Nuputelefon. Eeskujuga näitama, et telefon ongi helistamiseks, mitte helistamiseks. Päevade 5 teki alla lõpuks öösel. Ei ole. Aga kui vanemad igal vähegi võimalikul hetkel oli ükskõik kus kohal süües või juues, igal juhul istuvad ka nokivad telefoni, siis ei maksa lastele ka öelda, et see ei ole mõistlik. Aga igasuguse juttude kõrval on ikka palju tähtsam tegur, on eeskuju. Juttude kõrval on palju tähtsamade kaaluga eeskuju. Ja vanemate eeskuju, ka õpetaja eeskuju, mitte see, mis ta räägib. Ja siin on see, et eelmises mäletate, iga kord oli kogemus. Kogemuses inimene veendub, eeskuju kaudu veendub. Jutt on üks asi. Jutt läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja jälle. Aga see, mis ta kogeb, see tekitab võime orienteeruda edaspidi iseseisvalt. Ja nii see telefon lõhkus mul mõttelõnga. Vaat nii. Ja nüüd, kui loodetakse saavutada võimekus edasi õppida järgmises õppekontsentris. Lõpuks ülikooli või endisse tehnikumi, mida nüüd rakenduslikuks kõrgkooliks kutsutakse. See on ka üks jaburus. Kõik peavad rakendama. Ja kes vähegi loogikat on õppinud, peaks ju teda ka teadma, et kui mingi süsteemi üks element on mainitud, siis see on ju antud süsteemi kõige teisele ka. Rakendumine ei ole eristav tunnus ühelgi koolil, ülikoolil kindlasti mitte. Rakenduslikkus, lõpetajad on võimelised rakenduma, kus nad peaks minema, siis küll rakendub. Aga venelastel oli see prikladnoi, eks ole, ja sealt on kuskilt tulenud, sealt plaid. Nii. Erialane, kutsealane, ametialane. Sel juhul saab rakendada. Juhul kui, ja nüüd tähtsad asjad, tunnetusalane inimene peab suutma tunnetada ennast ja enda ümbritsevat maailma, teisi inimesi, tegevusi, keskkonda, suutma tunnetada. Ja tunnetussüsteemi puhul 6 tunnetusteed. Ja see on nüüd oluline asi, mida lugeda väga kuskilt ei ole. Argitunnetus. See, mis kaasneb emakeelega. Inimene omandab argitunnetuse, võime emakeelega koos. Edasi tuleb kunstiline tunnetus, mis on ilu ja harmoonia ja värvid, vormid, helid. Edasi religioosne tunnetus, kõiksus ja igavikulisus ja elu ja surm ja religioosne tunnetus. Edasi tuleb teaduslik tunnetus, filosoofiline tunnetus,
ja intuitiivne tunnetus. Mis see intuitsioon on? Lõpuni teada ei ole. Keegi ei tea, aga kõik tunnevad, et toimub. Siin on alateadvus, siin on ülateadvus. Ja nüüd ma joonistan siia ühe mudeli, mida ma loodan, et te kõik kodus edasi mõtlete. Ja siin on teadvuslik. Kõik see, mis kujuneb iga liiki õppe kaudu, kodus, koolis, kultuuriasutustes, massikommunikatsioonis, kõik igal pool õpetatakse, tekitatakse teadvuslik foon, teadvuslik alus käitumiseks. Inimesed õpivad teavad vastavat eksamit, teadvuslik. Aga kui vaadata, kuidas inimene käitub, ma joristan seda seelikusse, siis sellel on mingi osa muidugi. Ma teen siia ühe noole, natuke mõjub, muidugi mõjub. Nüüd on alateadvus. Või alateadvuslik. Mingi osa alateadvusest sünnib need kaasa. Eelmisest põlvkondadest. Seda on palju igast katset tehtud, uuritud. Näiteks 3-aastasele rästikut. Põgeneb nagu tuul kohe. Esimest kord elus näeb rästikut ja see kohe kardab. Alateadvus. Ja seal on igast teisi asju ka. Kellel kuidas, missuguse eelmiste põlvkondade sealt eelkäijatel, kui palju igasuguseid õnnetusi kunagi juhtunud. Alateadvuse struktuur on sellest piisas. Kui me midagi teeme, igasugused kukkumised ja äpardused ja solvumised ja vihastamised jätavad mingi jälje selle alateadvusse. Ja see on kogu aeg valvel, et hoida ära edaspidi midagi niisugust alateadvust toimub. Ja kus kohal kui palju, keegi jõuab juba täisikka ja kui ütleme, et abielu või ma ei tea mida, siis ka ju keegi ei pea õpetama, mis on alateadvus ja kõik hakkama. Edasi on ülateadvus. Ülateadvus, see kõik, mis meil on õnnestunud näha, kogeda, mõtelda, avastada, teadvustada või tunnetada, imada endasse seda, mis on ilus ja hea ja õige, mis meid hoiab ja kaitseb niisuguse vaimse alusena, on ülateadvuslik. Ja nüüd on mitteteadvuslik, põhiline käitumine on mitteteadvuslik. Vene keeles mitteteadvuslik. Kui me kõnnime, ega me mõtle, et nüüd ostan paremat jalga ja nüüd vasakut jalga. Kõnnime, jookseme, tegutseme, sööme, joome, loeme mitteteadvuslik. Põhiline mitteteadvuslik. Kooliõpe on suunatud eeskätt teadvuslikule. Elu kulgeb teisiti. Ja küsimus sellest, kuidas kujuneb valmidus ja milleks valmidust on vaja, milleks. Vaadake nüüd, kui ma saaks head nõu anda, tehke omale ilusti korralik loeng, milleks laps peaks valmis olema, kuidas see kulgeb, missugused etapid, missugused üleminekud ees seisavad, millest see sõltub ja mida meie vanemad, lapsevanemad ja vanavanemad ka õpetajad koolis ja igal pool mujal saaksid teha selleks, et inimene kujuneks võimekaks, suuteliseks. Ja ta tahab, maailmapilt on paigas,
usk endasse, teistesse inimestesse ja tulevikku. Selge, kindel. Valetamine ei oleks enesestmõistetav. Ja kui sa mitte midagi mingis valdkonnas ei jaga, siis ei lähe sinna juhatajaks. Ei lähe seadusandjaks, kui ei teagi, mis see seadus on üldse. Kui häbi ei ole, vaat siis ei jäeti üks käsi. Kes tahab vaielda? Üks näitleja, ma ei taha ta nime nimetada, Linnateatris küsis Riigikogu liikmetelt parimast, täiesti häbi üldse ei ole. Ei ole häbi tõesti. On küll, aga ei tunne. Primaarne on kasvatus. Kas keegi tahaks selle teesi vastu vaielda? Ei näe, ma ka ju vaidleks. Ja nüüd tuleb kogu selles kõmpis orienteerumise, menetlused, ühendused. Ja need on 3 sõna nüüd. Side, esimene sõna, teine sõna. Edasiside ja 3. sõna on tagasiside. Need 3 sõna on Eestis kapitaalselt sassis. Need on sassis Toompeal, need on sassis ajalehtede, ajakirjade, raadio, televisiooni, ERR-i toimetustes. Täna hommikul ma kuulsin seda, kuidas keegi annab tagasisidet ja meil on hea tagasiside. Ja külalised räägivad seda ja ajakirjanikud ka. Pühapäeval ma kuulasin rahva teenreid Vikerraadiost ja Keskpäevatundi Puku raadiost. Need 3 sõna on hullusti sassis. Kõigil on ülikooli käimise kohta mingid diplomid ja tunnistused ja päris jube lugu. Aga vaatame nüüd korraks sisuliselt. Mis see side on? Side on, kõne all ei ole tehnilised vahendid ja ma ei tea, telefon või niisugune raadio või muuda side. Side on vastastikuse informeerituse aste. Vastastikune informeeritud olek. Informeeritus. Kuidas, kes nüüd mõtlema hakkab edasi, joonistagi ennast keskele niimoodi ja nüüd vaadake, kelle kohta oleks vaja olla informeeritud. Kes need on siin? Meile olulised isikud ja asutused ja ma ei tea, kes siis, vaadake ise, kellel kuidas. Mõelge järele, kelle kohta on vaja olla informeeritud. Vaadake, kas me tegelikult oleme. Kuidas toimida, et oleks, kui ei ole praegu. Ja kuidas hoida sidet. Aga side ei ole niimoodi, et me teiste kohta teadme. Veel raske natuke, aga mitte vähem tähtis on saavutada, et need oleksid meie kohta informeeritud. Operatiivselt, mitte tuleval aastal, vaid nüüd operatiivselt. Süsteemselt ja usaldusväärselt. Usaldusväärsus, süsteemsus, operatiivsus, 3 asja. Kui üks neist 3 puudub, siis ei ole sidet. Vaja on sidet. Teha ei saa sidet. Sidet tekib. Juhul, kui teha seda kõike, mida on vaja, et olla teiste kohta ja nemad meie kohta. Siis on side. Kui sidet ei ole, siis läheb kõik nässu. Kes tahab võielda? See on kodus nii, see on riigis nii, see on asutuses nii, see igal pool nii. Side on absoluutselt vajalik eeldus selleks, et ühiskonnas midagi laabuks.
Ja see on hariduse osa, aga see on ühtlasi valmiduse tähtis komponent. Peab kujunema või kõik lähebki nässu. Aja küsimus ainult. Nüüd selleks, et saaks, mis asi see tagasiside on, alustame sellest, siis tuleme edasiside juurde, ehkki tegelikus elus edasisidestus eelneb tagasisidestusele, aga vaatame kõigepealt tagasisidestus. Ma arvan, et me olime 7. klassis. Ja see oli 7. klassi sügisel ja see oli 48. aastal, 1948. Arvan, et see 49. märtsis oli küüditamine ja siis kõik lagunes. Pärast seda kuni 49. aasta kevadini oli päris lahe elu. Ei olnud mitte midagi, aga nagu igal pool mängiti võrkpalli ja tõmmati lõõtse ja tantsiti suvel jaanitule ääres ja ühtesi igal laupäeval Saaremaal kõik kogunesid Kiigele ja seal vanamehed inimesed rüüpasid õlut ja noored tantsisid ja väiksemad mängisid rahvaste palli. Aga ja nad edasi, ühesõnaga elu läks pärast seda käima jõudnud. Kuni küüditamiseni ja siis oli muidugi täiesti metsik aeg, siis nendele, kes ära küüditati, nende elu, ei saa ju ütelda, et võiks veel hullem olla, ikkagi oli ikka metsik. Aga muuseas need, kes siia jäid ja nendel ei olnud ka midagi elu ju üldse väärt. Inimesed tahtsid üksteist kohata üldse. Keegi kuskilt kaugelt tuleb, siis keerati kõrval, mõlemad üks läks sinna pool, sinna kokku ei taht saada. Tegid küsimus, miks sa siia jäid, sa oled mingi äraandja ise ka ja kes on niuke oled üldse, miks sa siia jäid, miks sind ära ei viidud. Niuke olukord oli. Sellest pole kuigi palju praegu räägitud. Aga see 49. aasta 50. No siis hakati neid kolhoose tegema ja see ühesõnaga see mineviku mäletamine, ma arvan, et noored teavad mineviku väga kehvasti. Aga nüüd niimoodi. Tagasiside, see on siis niimoodi. Inimesel on mingi kujutlus sellest, mida ta tahaks saavutada. Mingi protsess. Ma teen selle kahekordseks selle koha pealt, siin on üleminekud muidugi igas etapis alati. Ja nüüd saavutati mingi tulemus. Ja nüüd ma ütlen üks lause. Analüüsides tegevust ja tulemust ei saa anda hinnangut ei tegevusele ega tulemusele. Paradoks. Ja muidugi. Hinnangu saab anda võib-olla. Juhul kui on kriteeriumid, juhul kui on ettevalmistus selleks. Nende protsesside põhjal, mis hakkavad kulgema tänu sellele tulemusele. See tulemus peab sobima sisendiks järgmistesse protsessidesse, rahuldama nende vajadusi, kes on siin tarbijad, järgmistes protsessides. Ja need tulemus omakorda peab sobima kuhugi ja nii edasi, ja mis see tähendab? See tähendab, et kui protsess on edasi sidestamata, ei ole võimalik seda tagasi sidestada. Koguda saab andmeid, mitte infot, koguda saab andmeid, andmed muutuvad infoks interpretatsiooni korral, juhul kui siin on kujutlus sellest, mida oli vaja saavutada. Kui ei ole arusaamist sellest, mida oli vaja saavutada, siis ei saa öelda, et midagi kulgeb hästi või kehvasti. Meenutatakse Tagoret, et kes ei tea, kus on kodus avaam, sellele ei saa puhuda pärituul. Ja samamoodi on põhimõtteliselt ju siin ka, et kui me teame, kui see tegija kujutab ette, mida ta tahab saavutada ja milleks ta üldse tegutseb, sel juhul on võimalik vaadata, aga mis tegelikult välja tuli. Ja kui kõik on kooskõlas sellega, mida ta soovis,
lähebki nii, nagu tahtis, siis on hästi, siis võib jätkata, laiendada, süvendada, kirjeldada. Korras on. Aga kui välja tuli hoopis midagi muud, mida vaja, tulemusi kõlba kuskil, keegi tahab, siis ei tohi jätkata. Siis peab selgitama, milles asi oli. Siis peab muutus tegema. Eesti on üleni edasi sidestamata ja tagasi sidestamata. Kes ta põhjenda? Näidake mul üks koht, kus on tagasi sidestus. Andmed, mingid hinnangud ei ole tagasi sidestus. Süsteemne, usaldusväärne, operatiivne andmestik muutub infoks, kui me seda interpreteerime, võrdleme sellega, mis oli vaja ja arvestame seda edasisest tegevusest. Sel juhul on tegevus tagasi sidestatud. Haridussüsteem on üleni edasi sidestamata ja ka tagasi sidestamata. Tagasi sidestamata juba seetõttu, et ta on edasi sidestamata. Valmidust tegelikult ei kujune. Tänan tähelepanu eest, kõik. Äkki on mõni küsimus, millele ma peaksin vastama? Mul on küll mitu küsimus. Palun. Mis vahe on side ja kommunikatsiooni ja suhtlusele? Et siit tundus, et kommunikatsioon on side edasi ja tagasi, mitte ainult side. See on väga oluline küsimus sulle, et see on väga tähtsam. Kohe ma seletan. See on tõesti niisugune sisuline asi, seda on vaja. Inimeste vahel suhted saavad olla subjekt suhtub subjektiga. Ma loodan, et meie suhe on praegu subjektne suhe. Ma loodan, et te käsitlete mind ka subjektina, inimesena, kes on nende asjade üle omajagu mõelnud, on ka olnud aega ühte-teist üle kontrollida ja nii edasi. Ja ma võin kinnitada, et ma käsitlen kõiki ka subjektina, mitte manipuleerimise objektina. Teine variant ongi siis, üks pool on subjekt ja teisi käsitleb manipuleerimise objektidena. Subjekt-objektne side. Nüüd seesama seos saab olla märgid, sümbolid või tegevuslikul alusel. Siin on siis A, B, C, D. A on subjektne side, tähendust omavate märkide, sümbolite kaudu. Ja see on kommunikatsioon. Subjektne side, tähenduste ja sümbolite kaudu. Subjektne side tegevustasandil on interaktsioon. Siin on informeerimine, siin on mõjutamine. Umbes võtta kraest kinni ja viskad välja. See igasugune vägivald. Niisiis, siin on suhtlemine, kommunikatsiooni, interaktsiooni ühtsuses kujuneb suhtlemine ja see on siin kohtlemine. Milline osa koolis toimuvast tegevusest on suhtlemine, milline osa on kohtlemine? See ei ole lihtne küsimus. Mõnes kodus vaheldakse lapsi, mõnes kodus suheldakse. Suhtlemine ja kohtlemine on kvalitatiivselt täiesti erinevad asjad. Ja tänu teie küsimusele tuli see teema täna kõne alla. Ingridiga me oleme natuke arutanud selle üle, et tegelikult muidugi võib-olla oleks üldse tarvis niisugune ma ei teagi, kuidas see on, aga mõisakooli
pedagoogiline seminar või midagi niisugust, sest ega siis siin 1,5–2 tunniga midagi põhjapanevat ja selgeks ei saa. Me saame praegu siin põgusalt tutvuda mõningate keeruliste detailidega, aga süvenemiseks on vaja rohkem, palju rohkem aega. Ja täna oli meil kõne all, ma arvan, üks 10 niisugust küsimust, mis kõik oma ette väärivad pikka ja pikemat ja põhjalikumat käsitlust, aga noh, me ei saavuta täna nii ka, et võtta ühe detaili ja siis jätta kõik muu kõrvale. See on ka võimatu. Aga noh, ma ei tea, eks te ise vaata. Nagu pole ju raske ära arvata, et see ei saa minu initsiatiivil olla. Kas on veel mõni küsimus? Alateaduslik ja mitteteaduslik, kas ei ole mulle esimene reaktsioon, et see on sama asi, mis toimub, aga ilmselgelt see ei ole. Ma saan aru, kuigi ma käisin, meil oli õnneks koos tunnid 11. klassis 25 aastat tagasi ja kui mingi asi on tuttav, see on tore. Aga esimene reaktsioon mulle alateaduslik ja mitteteaduslik, et kas ei ole sama asi? Ei ole. Alateadus on põhiliselt hoiatava ja sellise teejuhina vigade vältimiseks, eksitustest hoidumiseks, ohtude aimamiseks, et ei satuks lõksu. Alateadus hoiatab meid. Teadvus ja mõnikord tunned, et nii ei tea, kus see tuli alateadusest. Alateadusest on väga palju. Et tasapisi kogemustega sinna koguneb. Kui inimesel kogemusi on väga napilt, kui sa ei ole läbi elanud, mis see kogemus on? Kogemus on, kuidas kogemust saab vahetada? Ei saa. Kogemust saab ainult omandada, ei noh, muidugi unustada ka saab, aga kogemusega saab ainult omandada ja praktilise tegevuse kaudu, millega kaasneb emotsionaalne läbielamine, praktiline käitumine, emotsionaalne läbielamine ja siis fikseerub alateadvuses. Ülateadvus põhimõtteliselt formeerub sama teed pidi, ainult et mitte hoiatusena, vaid kutsena. Ja mitteteadvuslik on, ma mõtlen, kujutate, ütleme ühe näite, no ütleme kõrgushüppaja. Kui kõrgushüppaja lati peal hakkab seal mõtlema, et nüüd peaks varbed sirutama, see latt ammu maas. Ta peab nii kaua harjutama, kuni õnnestub teadvust välja lülitada. Tegutseb täiesti mitte teadvuslikult. Sel juhul on meisterlikkus. Ja kui pillimees mängib, et nüüd ma panen sõrme siia ja nüüd panen sinna ja mängida ei saa ju. Mängida saab alles siis, kui enam ei mõtle. Õnnestub teadvust välja lülitada, siis läheb. Seda võib öelda, et on automatism. Jah, muidugi. Aga kuidas saavutada valmidus ühiskonna ja kultuurielus orienteerumiseks? Nii et ei pea väga pingutama, mis on kõlbeline ja mis on kõlvatu. No, see on nüüd pedagoogiline ja ka muidugi andragoogiline küsimus. Ma arvan, et õpetaja on eeskätt andragoog ja seejärel alles pedagoog. Jos lapse kasvu põhikeskkonnaks on tema kodu ja ka põhiseadusega on vanematel õigus ja otsustav sõna lapse haridustee valikul. Valmiduse mõistet ei ole seal
meil on, ei peaks uhkeks minna, aga see ei ole lihtne asi. Siin peab kõvasti mõtlema ja kuidas saavutada, et Kadriorus ka sellest aru saadaks ja võib-olla ka ülikoolis ja näeme. Ma kutsun kõiki looma neid mõttekonstruktsioone ja ma ei tea, millal toimub siin samas saalis näiteks kasvatuskongress, konverents. Kongress on see, kus on delegaadid. Konverents on see, kus tullakse mõtisklema mingi ühist huvi pakkuvatel teemadel. Aga kui akadeemiline pool on puudu, kui uuringuid üldse ei ole, siis ju teadmist ei saa olla. On kogemusi küll ja nii, aga see teadmine, mida tuleb üldistada. Aga kui ei ole teadmist, mida sa siis üliõpilastele räägid ja kui pole ülikoolis õppejõud kujunevad läbi uuringute. Teist teed ei ole. Kui uuringuid ei ole, siis ei saa õppejõude kujuneda. Kestab vaielda. Ei näe jälle, ei näe. Aga kui ei ole õppejõude, siis ei saa õpet. Rahvusvahelist kvaliteetset õpet ei saa siis olla, kui ülikoolis ei ole õppejõude. Aga kui ei ole õpetajad, siis on läbi. Minu arvates ei ole liiga raske sellest aru saada. 3 sammu astuda ei ole liiga raske. Aga Eesti tõesti ei ole suur mingi rahvaarvult ja territooriumilt. Aga andekaid inimesi on siin Marjamaal lõpmata palju. Meil on annet. Ja ma arvan, rahvuslikuks põhirikkuseks ongi anne. Mitte põlevkivi või turvas. Põhjavesi. Ei ole andekus. Ja inimese arengumehhanismiks ei ole õpe, vaid on looming. Ja valmidus oli siis erialane, kutsealane, ametialane, tunnetusalane, loomealane, tervisealane ja kaitsealane. Kaitsta mitte ainult ennast ja kodumaad, kui vaja elu käes, vaid ka loodust ja au ja väärikust ja vabadust, iseseisvust. Elagu Eesti, kõik!